Selle näitusele on niisugune pikem taustalugu, mis on tegelikult algatatud üldse kuraatorite grupi poolt. Ja kuraatorite grupp, nende poolne niisugune fookus, et seda näitust hakata üldse nagu lahti mõtestama ja mingit pidi süstematiseerima, oli mehe ja naise lugu. Kui selle jõe pealt näitusele hakata üldse sisenema, siis ühel pool on siis meie kaugete hõimlaste naisesindajad, teisel pool on meesesindajad ja selline hästi olulisel kohal just nende rahvaste kultuurides on kas siis nagu meeste tegevused või naiste tegevused ja kohati mehi ei lubata üldse sinna, kus naised mingeid oma asju ajavad ja vastupidi. Lisaks sellele mehe-naise sellisele algimpulsile, kus see asi nagu hakkas rulluma, pidime need rahvad siis süstematiseerima. Me jaotasime need rahvad 4 saali vahel, mis omakorda jaotuvad nagu 4 aastaaja vahel ja 4 kellaaja vahel. Ehk siis inimene, kes siia näitusele tuleb, seda külastama, hakkab läbima niisugust jätkuvat rännakut, mis viib nagu varahommikusest kevadest kuni talveöise põhja-arktiliste väljadeni. Uurilik aja on võetud ette sellise suure pühendumisega ja see tiim, kes sinna taha on kogutud, on tegelikult selline, ma ütleks, korraliku mängufilmi tiimi suurune ja seda on näha ka kokkuvõttes selle töö tulemuses, et maa arhitektuuri ja kultuuri ja kõike seda edasi andev näitus, tal on ikkagi oht minna selliseks kitsiks kätte ja antud juhul olid ka kõik need detailid, oma palkmaja ja selle sisemus ja see elu oli ikkagi antud edasi väga stiilipuhtalt ja maitsekalt. Ja siin on sellised elevust tekitavaid elemente. Siin on see saun kõrval ja siin on just nagu need piiride tunnetamine, et see on nagu naiste temaatiline saun. Siin on naiste viljakus riitust viiakse läbi nagu helifoonina ja siis nii-öelda nagu meestel on võimalik nagu korra sisse piiluda sellesse maailma, kuhu tegelikult autentsel kujul mitte ühtegi meest kunagi ei lubatud. Et siin on võimalik neid piire kombata, samamoodi nagu naistel siis mõnes teises olukorras meeste territooriumile astuda. Näiteks esimeses saalis Komitare taga ei tohtinud mitte kunagi ükski naine käia, sest see oli nagu meeste ala. Tänapäeva näitustel võib-olla pigem eesmärk ongi see, et kui varem võib-olla pandi esemeid vitriinidesse, siis mida aeg edasi, seda rohkem näituse läbimine peab olema kogemuslik. Paljud elemendid peavad kindlasti olema vitriinis ja kaitstud, mis on originaalid, aga paljudest asjadest on tehtud just koopiad, just selle nagu eesmärgiga, et neid oleks võimalikult vahetult nagu tunnetada kogu seda atmosfääri. Et võimalik oleks minna nendesse elamutesse sisse, tunnetada seda kõrgust ja ruumi proportsioone ja suhet ja kujutada ette, kuidas need inimesed elasid seal ja kuidas oleks ise elada sellises atmosfääris. Et me oleme nii mõelnud nii sellisele akadeemilisele külastajale kui ka lihtsalt tavakülastajale, et kõik leiavad siit midagi ja siin on tohutult tegelikult nagu infot, millesse ennast kaevata ja uusi asju, mida avastada. Et just, et kõik kogu sa võid lihtsalt tulla siia ja istuda nendes ruumides ja vaadata seda fotofooni ja kuulata seda heli ja saad juba mingi täiesti teise kogemuse. Et me pigem oleme ikkagi üritanud luua sellist näitust, mis nagu ajas nagu kestaks, et ta ei vananeks nii kiiresti, et me ei olegi pannud väga palju rõhku just sellistele ühtsetele lahendustele, et pigem on ikkagi hästi palju erinevaid kihte ja selliseid avastamisruume nagu kõvasti. Mis me nagu kuidagi enda jaoks seadsime esiplaanile oli see, et hästi kuidagi hoidsime seda nagu puhast joont, et kõik, mida me ise siia nagu ehitame ja juurde teeme, oleks väga vaoshoitud koloriidis. Ehk siis kõik need lavastused, kõik need tared on viidud mustvalgesse koloriiti. Nad on üks ühele nagu võetud üle nagu
traditsioonilisest ehitusarhitektuurist, aga nende viimistlus on toodud nagu väga modernseks, tänapäevaseks, et rõhutada inimestele seda erisust, mis tekib siis nagu originaalesemete ja lavastuslike tseenide vahel ja tuues niisugust nagu moodsat vormikeelt nimme sisse, et saunapuud on valatud betoonist ja räästapitsid taredele on tehtud klaasist. Seda metareaalsust või niisugust nagu kunstilist lähenemist sellele ajaloolisele arhitektuurile tuua fookusesse, seda rõhutada, aga samas hästi delikaatselt. Et see detailsus läks lõpuni sinnamaani, et isegi oli toodud ühes ruumis ruumitemperatuur paar kraadi allapoole, et anda edasi jaheda kliima tunnet. Et jällegi väga väike nüanss, aga see tähendab, kui lõpuni ikkagi mõeldi seda. Ma arvan, et näituse puhul minu jaoks kõige üllatavam olukord või situatsioon oli see tegelikult, kui me olime siin lõpufaasis ja panime paika valgusteid ja kuidas siis hakkas nagu kõik see fotopanoraam ja kõik see meeleolu, mis me olime tahtnud luua nendes erinevates saalides, et just need hommik ja keskpäev ja õhtu ja öö, et kuidas need hakkasid just siis tööle, kui sa paned selle viimase nagu valgustuse kihi nagu veel peale ja muidugi ka see helifoon tegelikult, mis on nagu siuke lisakiht, et mis tekitab ka just selle, kuidagi see keskkond ja meeleolu just läks nagu elama. Ja kui istuda nüüd kas või komitare ette maha, lihtsalt kuulata seda heli, siis ühel hetkel kaotab see siuke vajadus nagu pidevalt uut infot saada ära ja hakkab tekkima see samastumine selle ruumiga ja selle sama hütiga, mis seal selja taga on ja siis hakkab nagu tekkima vaikselt see mõistmine. Et miks on pandud kuskile mingid peremärgid ja kuhu on pandud puumärgid ja kuidas need inimesed suhtlesid oma vahel. Et ühest küljest on mees ja naine eraldi ja teisest küljest me oleme kõik üks tervik siin maa peal.